As you give yourself to the presence of the Lord, annate ennast Jumala osadusse, as you give yourself to worship me, kui te annate ennast, et ülistada mind, my spirit will rise up on the inside of you, siis minu vaim tõuseb teie sees, granting you new strength, annab teile uut jõudu, granting you sharpened vision, annab teile teravust, granting you answers for your situation. annab vastuseid teie olukordadesse, Because in my presence sest minu osaduses is fullness of joy, see on rõõmu täius, and in my presence ja minu osaduses there is fullness of light. seal on valgus. And as you approach me, Ja kui te sirutate minu poole, my presence siis minu osaduses will start moving upon you hakkab teie eludes liikuma, teie peal liikuma and changing your life ja muudab teie elusid steadily, constantly. järjepidevalt. And the joy that you know Ja see rõõm shall become great. ja on vägev, saab olema vägev. Hallelujah. Halleluuja. Hallelujah. Prestosea. Kalabadande. Kalviananto stovarima. Olgu see teatavaks tehtud teile, et nüüdsest ajast on üks ajajärk, kus ma näitan teile suuremaid asju selgemalt oma sõnast. See on üks aeg, kus teie läbimurded saavad suurenema. See on üks aeg, kus te kogete ühe sammuga, tulen ma vastu 2 ja 3 sammuga suuremal määral. See pinge, mis te olete tundnud viimasel ajal, ma tulen oma vaimuga ja toon teid sellise kohta, kus minu osadus kaitseb teid ja elu läheb kergemaks. Olud ümberringi võivad olla need samad, aga läbi minu vaimu ka need muutuvad. Olles minu osaduses, ma annan teile tarkust. Olles minu osaduses, ma annan teile teid ja viisi, kuidas lahendada olukordi. Ja tarkus tuleb. Ja neile, kes vedavad aega minu osaduses, on aeg, et kogeda erinevaid läbimurded, mis senini ei ole olnud. Võtke selle vastu, sest et see ajajärk on selline, et ma tahan lahendada olukorda, lahendada situatsiooni, takistuse eemaldada ja teid tõsta kõrgemale, ütleb Issand. Sheke mama lataja. Kes võtavad need tõed, mis Jumal toob teile. Teie elu muutub väga märgatavalt. Ja läheb natukene aega ja te tunne nagu see sama inimene. Jumal on tõsi, tal on tõsi taga. Ja need asjad, mis ta annab meile, on, et me võiksime võtta neid, rakendada neid ja kasutada neid, et tema ise saab ehitada, sest et ta ehitab läbi oma sõna. Ta ehitab läbi oma sõna. Ja Jeesus ütles niiviisi, kui ma ehitan oma kogudust. Ta ütleb, ma ehitan oma kogudust ja ta teebki seda. Ja kui sina lased teda ehitada sind, siis kehtib see, mis ta ütles ja põrguväravad ei suuda seista selle vastu. Sa lihtsalt kasvad ja levid ja murrad läbi ja kasvad eel ja sinu töö laabub ja sinu elu õitseb ja su rõõm suureneb, su rahu tugevdab ja su elu läheb mugavamaks, paremaks, mitte mugavaks apaatsuse mõttes, vaid mugavamaks selles mõttes, et sa oled, sinu rahulolek Jumalas on nii suur, et see pillab üle laiale ja puudutab su iga tahk sinu elus niiviisi. Sellepärast, et Piibel ütleb niiviisi, et Jumala kartus või jumalikus rahul olemisega on suur tuluallikas. See ongi see tuluallikas ja sellest läheneb või sellest tuleb üks selline õnnistus Jumala poolt, mis puudutab su iga eluala. Su sõna otses mõttes ka, see toob ka isegi välistulu. See ei ole see eesmärk, see on üks kõrvaltoode. Ja tead seda, et Jumal on su poolt ja kui ta on su poolt, kes saab su vastu olla. Ja põrguväravad ei suuda seista su vastu. Ükski, kes on liitunud põrguga, ei suuda seista su vastu.
edaspidiselt, see suurim vaenlane on ainult see, et kas ma hoian silmad, kus need peavad olema. Sellepärast Jumal ütles Joosvale niiviisi ära, lase need kalduda ei vasakule, ei paremale, vaid vaata otse edasi, ole tugev ja ole vahva, ole julge ja mine ja päri selle maa. Tõstame käed veel kord siin. Me täname sind, Isa, selle eest, et sa oled alustanud ühte töö ja sinul on tõsi taga, et viia selle lõppsihile. Sa ei jäta meid rippuma. Sa ei ütle, et läheme üle mere ja siis jääme kuidagi poole peal mere hätta. Sa oled öelnud, et läheme üle teisele poolele ja siis me lähemegi. Me täname sind, Isa, selle eest. Me täname sind selle eest. Tõstame käed ja täname Jumalat uute imede eest, mis hakkavad nendel kuudel ja aasta-kahe jooksul tärkama. Mõned asjad nagu väga ruttu tulevad esile. Halleluuja. Need suuremad imed, mis Jumal praegu tahab teha, on meie enda sees ja meie oludes. Ja ta leiab endale üks kogudus, kes esindab teda hästi. Ja siis ta laseb tulla maailma selline laine imesid, nagu ei ole kunagi toimunud maailma loomisest alates kuni tänapäevani. Ja see on tulemas. See on tulemas ka. Aga enne tuleb see põhiosa, mis ta teeb meie sees ja meie tingimustes ja meie rahulolek ja meie kinnitus ja meie veendumus Jumalas saab olema suur ja me seisame hästi ankrus tema rahu sees ja tema armu sees. Ja me ei ole õtsutatud ega kõigutatud eluoludest, ega küsimustest, ega segadustest, sest nad ei pääse meie ajule ligi enam, sellepärast, et meil on üks veendumus sees poolt, mis lihtsalt ajab selle minema. Nii pea kui mõte tuleb, võtame Jeesuse nimel, sa tagane minust, sest et ma tean paremini. Halleluuja. Isa, me täname sind selle eest. Me täname sind selle eest. Me täname sind selle eest Jeesuse nimel. Oh, halleluuja, 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 halleluuja. Halleluuja, halleluuja. Well, me oleme rääkinud erinevatest seadustest ja seminari teema on, kes ei ole siin olnud, kas on, ma isegi küsi. Sul on vaja nüüd, eile oli selline nagu väga süvenesime väga palju nendesse seadustesse, sellepärast, et sinu tulemused vaimulikud, see on üks kombinatsioon seda, mis sa palud ja see, mismoodi sa elad kooskõlas Jumala seadustega. Ja need seadused ei ole nagu 10 käsku, ma räägin, see sisaldab neid ka, aga seal on palju erinevaid asju, faktorid. Ja siis su seminari pealkiri on siis seadused siis, mis mõjutavad või valitsevad üle selle, mismoodi meie võtame vastu või mis me saame tegelikult Jumala käest. Mis valitseb üle selle, mismoodi me saame Jumala käest või oleme õnnistatud Jumala poolt. Siis esimene asi, mis me rääkisime, olid need seadused. Ja need asjad on väga tähtsad, sest gravitatsioon tal ei ole lemmikuid. Ta lihtsalt ei vali, okei, sellele ma toimin ja sellele ma ei. Need seadused lihtsalt on olemas. Ja kes toimub nendega kaasas, midagi juhtub. Midagi head juhtub neile, kes lähevad kaasa nendega. Siis järgmine asi, ma ütlesin niiviisi ka, et sinu elu vastavalt, mis on Jumal tegemas prohvetlikult praegu, et see määrab väga ka, mismoodi sa saad Jumala käest. Sellepärast, et kui Jumala pilv ja see, mis ta toonitab ja see, mis ta rõhutab, see on läinud ühte rada ja meie tiirleme oma lemmikute asjade juures, siis me muutume järjest prohvetlikus mõttes kehtetumaks järjesti. See, mis meie toonitame, ei ole päris see, mis Jumal toonitab. See, mille peale meie paneme rõhku, ei ole see, mille peale Jumal praegu paneb rõhku. Sellepärast, et Jumal paneb rõhku erinevate asjade peale, erinevates ajajärgus vastavalt, mis on vaja Kristuse ihus ja kus me oleme prohvetlikul kellal. 100 aastat tagasi
ta toonitas püha vaimu ristimist, aga nüüd 100 aastat hiljem enamus Kristuse ihu, kes ei ole just Sauruse ajastul, on püha vaimu ristitud juba. Amen. Mõned ikka elavad keskajal. Seal on isegi, kas sa tead, seal just avastati just hiljuti ka, seal oli mingisugune mees seal Jaapani metsas, seal jooksis ringi niiviisi ja ikka peidus, arvas ikkagi nagu, et see teine maailmasõda oli ikkagi nagu toimumas. Nüüd see ei olnud just väga äsja, aga see oli tegelikult mingi 15 aastat peale, kui sõda juba lõppes. Ta oli ikka seal metsas seal niiviisi, nagu sai hea elamise endale. Ma ei tea, mis ta kõik tegi seal metsa vahel niiviisi, aga ta ei tulnud välja. See ma ütlen niiviisi, ma ei tahaks sedasi elada vaimusfääris niiviisi, et Jumal on hoopis siin ja ma ikka tiilen siin nagu kuskil nagu oma fantaasia maailmas. Amen. Ja mitte 100 aastat tagasi siis, aga võib-olla 30 aastat tagasi Jumal toonitas väga tugevasti usku, sellepärast, et kui ta taastab erinevad tähtsad tahud Kristuse ihusse, mis on kuidagi nagu, kui ta taastas püha vaimu ristimise, siis oli laias laastus mitte iga ühe kogemus. Vähesed, nad olid selle asja saavutanud või saanud ja õpetuse puudusel oli usk puudulik selles, sest usk on üks veendumus selles, mis sa veel ei näe. Sa ei saa olla veendumus selles, mis sa ei näe, et see on Jumala tahe. So Jumala tahe pidi olema hästi teatavaks tehtud selles, et inimesed said laias laastus uskuda seda ja siis võtta selle ja see muutus siis tavaks kogemuslikult niiviisi. Ja 30 aastat tagasi oli usuga samamoodi niiviisi ka. Jumal täitis selle suure hiiglalohu, sellepärast, et enamus nelipühilised sellel ajal niiviisi nad ütlesid, et nad läksid nende nagu piiblikooli ja ma kuulsin kogu aeg niiviisi, no kunagi sa ei tea, mis Jumal teeb. Jumal on Jumal. Me ei saa Jumalat kasti panna. Jumal teeb, mis Jumal tahab. Me kunagi päriselt ei tee, mis Jumal teab. Või ei tea, mis Jumal teeb. Aga see, piibli alusel see on totrus. Ja ma mäletan esimene kord, kus ma nägin üks hiigelime. See oli üks mees St. Louis'e linnas. Me läksime sinna väga regulaarselt sellel ajal. Ja esimeses piiblikoolis. Ja igaüks tundis ühte naist, 55 aastat vana ja pime. Ma ütlen nagu, et kuidagi nagu pool pime, ta oli totaalselt pime. Ta ei näinud üldse midagi. Ja tuli üks mees, kes oli evangelist ja ta oli Ameerika indiaanlane, kes ise koges ühte suurt imet. Tema tahtis sõjaväkke minna, kui ta oli noormees ja naerda välja niiviisi saati koju, sellepärast, et ta oli ainult 75 naela, mis kilodes tuleb välja kuskil niiviisi umbes 35 naela või tähendab kilo. See 35 kilo, ta ei ole väga suur, kui sa tahad sõjaväkke minna. Ja ta oli selline nagu luuavars, nagu selles, mis moodi ta on ehitatud. Ta oli hästi lühike ka. Ta oli ma ei tea, mis 4 jalga ja 10 tolli on. Aga see on, ütleme nagu, see on tunduvalt lühem kui kõige lühem täiskasvanu siin saalis. Ja igatahes, see mis toimus, oli niiviisi, ta sai päästetud. Ja siis ta ütles, et Jumal, ma olen tüdinud sellest, et inimesed naeravad välja igal pool, kui ma lähen ja teevad nalja minust niiviisi. Kas sa ei saa mind kasvama panna, et ma saaks normaalseks? Ja Jumal tegi ime 2 aasta jooksul. See mees kasvas. Nüüd ütleme meetrites niiviisi, et kui pikk oleks keegi nagu Reelika või Tõni näiteks? Meeter 50, meeter 58. So see mees oleks olnud võib-olla meeter 49 või meeter 50, saad aru, ta oli lühike. Või meeter 52 või mis iganes. Ja tema kasvas kuni, nagu ma mäletan, kui ma nägin teda niiviisi ka, ta oli 6 jalga 1 toll, so see oleks 180, see oleks rohkem, 185, jaa, umbes niiviisi. So ütleme, see on päris hea kasv. Ja kaalu poolest niiviisi ka, ta pani kuskil ligi 50 kilo juurde. So tema oli nagu palju raskem kui, mis ma ütlesin, kui mitu kilo juurde? 50. Ja, so ta oli tunduvalt raskem, kui ta oli nagu varem. Ja see mees seisis inimeste ees seal niiviisi ja me olime ise nagu väga tüüpilise nelipühi mallis seal niiviisi ja tema seisis ja ütles niiviisi, inimesed kogu aeg ütlevad, mis Jumala tahe on ja mis Jumala tahe on. Kunagi me ei tea, mis Jumala tahe on. Loe ise ja vaata, mis Jumala tahe on. Jumala tahe on siin ilmseks saanud.
loe ja vaata, loe ja õpi, saa selle selgeks. Ja ma mäletan, ta palus inimeste eest ja see pime naine sai silmapilkselt terveks, jooksis mööda nagu vahekäiku seal niiviisi, iga ühe silmad selles saalis, kus umbes 250 inimest, nad olid täielikult pisarates ja märjad, sellepärast, et igaüks tundis seda naist. Ta oli nagu paarkümmend aastat seal nendes koguduses olnud, nende koguduses seal olnud. Jumal tegi ime. Tuleme praegu Jumala ette, palume selle ülejäänud nagu õpetusliku osa ees siin praegu. Vaataval ma mõtlen niiviisi, saaks konverentsi teha, et me saaks nagu rohkem voolata lihtsalt andides ja erinevaid asju vahel teha, aga see on nii, meil on pakiline vajadus, et saada teatud asjad üle. Teni ütleb nii sageli, et ma olen nagu väga ebareaalne ajaga ja tegelikult see on tõsi, see on üks nõrk koht. Ma arvan, et ma suudan kõik teha ebareaalselt lühikese aja jooksul. Ja selle tõttu ma hilinen palju ka, sest et ma nagu mu kontseptsioon, ma arvan, et ma olen nagu Superman, ma saan nii palju asju teha, aga tegelikult reaalselt ma saan nii palju, aga saan ainult nii palju ja siis jään hiljaks, kui midagi isegi nagu vahele tuleb niiviisi. Aga see seminar ka, saad aru, see teema, mis me hakkame nüüd täna puutuma, nagu sellest tegelikult saab teha nagu 2 nädala seminari lõdvalt. Või võiks paremini ütelda niiviisi nagu analoogsed nädalavahetused, nagu meil on olnud, võib-olla 2 või 3 sellist nädalavahetust, et päris süveneda paremini sellesse teemasse. Ja see võib-olla on isegi väga vajalik, et me üritame seda teha niiviisi, kui Jumal lubab, me süveneme nagu veel järgmine kord sellesse, mitte mis me oleme siiamaani rääkinud, vaid see, mis me hakkame täna rääkima. Meil on vaja mõista neid tõdesid. So, täna saab olema mõnes mõttes rohkem ülevaade. Ma üritan teha seda asja nagu tähendusrikaks nii palju kui võimalik ja süveneda nagu teatud detailidesse, aga aeg piirab natukene selle koha pealt. Ja lihtsalt see kui sa teed ülevaade on, inimesed mõtlevad, ma olen siis kõige sellest kuulnud. Ei, sa oled sisse juhatuse saanud. See on nagu inimene läheb esimese klassi ja õpib numbrid ära ja siis läheb koju ja kiidab vanematele niiviisi, et ma tean matet nüüd, et mul ei ole vaja nagu matemaatikaklassi kunagi enam minna, sest et numbrid on selged, eks ole. Numbrid on selge, aga siis on vaja õppida, mida nende numbritega nagu teha. Ja mõned trikid selles vanuses sa ei saagi aru, et sa võid teatud liiki trikki või on need meeldivad trikid või ebameeldivad trikid, nagu algebra ja calculus ja nagu trigonometria, ma ei tea, mis nad on eesti keeles kõik. Aga sellised sõnad, mis me ei taha kuulda enam. Ainult kui sa oled selline, kes armastab matemaatikat, nagu me rääkisime sellest mehest. Ja kõik on võimalik. So, aga tõuseme korraks püsti. Halleluuja. Isa, me täname sind selle aja siin koos. Me palume, Isa, et sa tood esile, mis kõige tähtsam, mis kõige vajalikum selles ajajärgus, mis meil on veel ees. Isa, me saame aru, et meil on üks ajavahemik siin, aga Isa, et see tuleks välja nii, nagu sina tahad. Me palume, et see tuleks julgelt ja selgelt, aga ka väga suure täpsusega. Isa, et me veedaksime aega ka kõige rohkem seal, kus me peaksime täna. Ja me täname sind, Isa, selle eest. Me täname sind selle eest, mis sa tahad meile anda. Me täname sind, et sa muudad meie elud ka veel rohkem sellega, mis me kuuleme täna. Ja me täname sind, Isa, selle eest nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja. Halleluuja. Lihtsalt täname Issandat selle eest, et ta avab sõna ukse. Halleluuja. Ja annab siis selgelt ja julgelt. Isa, me täname sind selle eest. See on kõikide meie vastutused paluda selliseid asju iga kord, kui me tuleme ühiselt kokku. Me täname sind selle eest nüüd Jeesuse Kristuse kalli nimel. Oh, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ja kõik Jumala rahvas ütleb koos. Amen. Võite istuda. Et kokku võtta üks tähtis mõte siin. Ja siis lähme ruttu edasi. Kui meie elu on täpsemini elatud Jumala ees, ja see on paremini õiges ja akuraatsemas positsioonis Jumala ees, meie palved siis ka muutuvad ja nad ei ole ainult tegelemas otseselt, et me anume ja palume, et Jumal tooks mingisuguse vajaduse nagu kohale, aga me avastame, et seal on palju asju, mis hakkavad meile tulema isegi enne, kui me jõuame isegi paluda asju. Ja kui me siis migreerime, kui väljendada seda asja niiviisi rohkem sellise tasandile, kus meil on rohkem kiitust ja rohkem tänu ja rohkem ülistust, siis veel enam see, mis me palume siis usus, see on suurendatud usuga palutud, sellepärast, et kui sa hakkad Jumalat teenima,
saad aru, et kõik palve on preesterlik tegevus. Ja see nõuab loomulikult, et pühitsus on absoluutselt nagu peab olema. Sest et preestrid, kes olid kompromissis või patused vanas testamendis, neil tuli karistus. Ja, aga me oleme tervenisti uues testamendis kuninglik preesterkond. Me oleme kuningad ja preestrid. Jeesus on kuningate kuningas. Aga see on üks kuninglik ja see on üks preesterlik tegevus, see, et sa palud inimeste eest või asjade eest või olukordade eest ja need muutuvad. Sa tood Jumala vägi kohale ja see on, mis preester on. Ta vahendab, ta toob Jumala vägi kokku sellega, sellega kokku, mille eest ta palub. See on nagu väga-väga tähtis. Aga see, kui sa astud ülistuse sisse, see on kõrgeim liiki palve. Me võib-olla isegi ei süvene sellesse täna, sest see on omaette seminar, aga sa pead teadma, et kui sa astud ülistuse sisse niiviisi, Jumal otsib need, kes ülistavad teda vaimus ja tões. Ja see on üks asi, kui meie otsime Jumalat, aga veel kõrgem asi, kui Jumal otsib meid ja leiab meid. Kui me oleme see, kes Jumal otsib, sest et kes teab, et Jumal oskab sind otsida ja leida paremini, kui sina oskad Jumalat otsida ja leida. Ja see ongi see asi. Kui Jumal juba tõmbab sind, siis sa saad tõmmetud. Mitte nagu halvas mõttes, saad aru, see on võib-olla nagu selline väljend. Aga sa saad, kui tema tõmbab sind ülesse, see on palju efektsem, kui et sina hüppad ülesse, saad aru. Ja selle me peame aru saama. Kui me astume teatud tegevustesse vaimulikult, see teeb asja lihtsamaks meile endale ja sellega siis hakkab toimuma rohkem asju, kui meie elu on siis meeldivam Jumalale. Palju asju hakkab toimuma, mis tavaliselt võib-olla ei tuleks või väga raske palvega mõni asi saab liikuma pandud, aga nüüd see toimub palju kergemini, mõni asi automaatselt kogunisti. Inspiratsioonid tulevad ja ka erinevad andid, millega siis tegeleda olukordadega. Ja siis sellega me oleme kantud Jumala poolt selle asemel, et meie lihtsalt elame meie elu ja üritame Jumal tööle panna meie heaks. Kes saab aru, et tegelikult Kristus on väga laias laastus pahupidi keeratud niiviisi. Me oleme võtnud Jumal enda teenistusse, et panna teda tööle, et saavutada, mis meie tahame. Ja see on tagurpidi, sest et meie teenija ei ole issand, meie oleme tema teenija. Ja see nagu perspektiiv on hiigel tegelikult. Halleluuja. Räägime esimesest asjast täna ja sest et me võime jaotada seda, mis me räägime täna, et sa kahesse osasse ja need on need, et kui sa palud teadmisega ja siis palud ka mitte teadmisega. Kui sa palud ja sul on faktid selged, sa tead täpselt, mis toimub või nii palju vähemalt, et paluda või totaalselt teadmatu olukord ühest inimesest või sul näiteks isegi finantsasjades, seal on asjad, mis sa ei saa aru, miks pärast asjad lähevad sedasi. Ja seal on mingi element, mida sa ei tea. Me tegeleme ja käsitleme selliseid asju täna. Aga alustame ühe põhivundamendiga siin täna. Ja see on see suhe Jumalaga. Ja me veda eriti aega sellega, aga sa pead mõistma ühte asja, et mida lähedam meie suhe on Jumalaga. Ja isegi ei tähenda, kui vana sa oled vaimulikult. Aga kui su suhe on saanud lähedaseks nii, et sina armastad teda tõsiselt ja kui valgus tuleb, sa võtad selle vastu, sa võid olla väga noor, aga see kontakt on elav. See on see tähtis asi. See kontakt on elav, ta ei ole liigeks läinud, ta ei ole tuimaks läinud, ta ei ole nagu leib, mis on vananenud. Siis seal on mõned liiki palved, mis toimub palju kergemini. Seal on usk, mis automaatselt, usk on nagu tegelikult mõnes mõttes ta on kõrvaltoode sellega, või üks julgus Jumala ees on kõrvaltoode sellega, et sa elad koos temaga. Sul on palju suurem julgus küsida ühe väga-väga hea sõbra käest, et laenata rahaühik näiteks, kui et minna nagu ühe inimese juurde, kes sa oled nagu harva näinud. Või veel vähem, kui see on üks inimene, kes sa ei ole väga palju tema juures, aga ainukesed ajad, kus sa lähed tema juurde, on, et küsida midagi ta käest. Ja nüüd sa lähed jälle tagasi ja eelmine kord sa mõtled, eelmine kord, kui ma läksin selle inimese juurde, ma küsisin midagi tema käest, ma tahtsin raha või midagi või üldse nagu, ja või mingi teenus või mingi väike nagu midagi, mis ta teeks mu jaoks. Ja siis see võtab veel suurema julguse ära su käest. Ja paljudel alateadlikult või mis iganes niiviisi, kui meie
ei ole harinud üks hea suhe Jumalaga, siis väga palju Jumala osaduses, kus peaks olema julgus ei ole. Okei, number 1. Ta on su isa, kes väga tõsiselt armastab sind. Ma läbin need hästi kiiresti, sest et muidu me ei jõua üldse täna läbi. Number 2. Tema tahab instrueerida ja treenida sind. See tähendab ka, et mis iganes see on, mis jamab sinuga või mis raskus sul on, tema rohkem kui sina tahab, et see asi saaks lahendatud. Ära mõtle korrakski, et mõni asi sinu elus, sina hoolid sellest rohkem kui Jumal. Jumal hoolib igast asjast, nii suured kui väiksed, nii väiksed kui suured sinu elus rohkem kui sina ise. Suudakski. Aasta jooksul on hästi palju näited sellest isegi ja asjad, mis on täitsa nii üllatanud mind ja pannud mind täitsa nutma, sest ma mõtlen, et mina vaevalt hoolisin selle asja eest ja sina, ja see on huvitav asi sellepärast, et sa tabad neid asju rohkem, kui sa kõnnid hästi ligidal. Okei, jälle esimene asi, ta on su isa, kes väga tõsiselt armastab sind, sa oled väga armas temale. Number 2, ta tahab instrueerida, treenida sind. Number 3, palve on kommunikatsioon. See ei ole ainult, et sina palud või ütled midagi temale või küsid midagi tema käest. Tema ka tahab ja üldiselt vajab kommunikeerida sinuga mingil viisil. See ei tähenda, et iga kord on see kommunikeerimine sõnades, et sa kuuled sõnu tagasi tulemas. Sest Jumal ei ole piiratud sellega. Ta võib ja sageli teeb. Aga see võib olla mingil tasandil niiviisi, et vähemalt see tunnetus, mis sa vajad. Sa küsid ta käest midagi ja ta vastab. Tunnetus tuleb. Sest et kui tema kuidagi ei saa teatud tunnetus sinuni, siis sa ei saa tema tarkusega teha sellel alal, mis sul on vaja teha. Piibel ütleb niiviisi, Johannes 14, 15 ja 16 peatükid niiviisi, et püha vaim on see, kes on meie õpetaja, ta on meie giid, ta on meie treener. Ta on see, kes näitab meile tulevasi asju. Ta näitab meile neid asju, või ütleb neid asju, mis ta on kuulnud isa käest ja Jeesuse käest. So igatepidi Jumala vaim, kes elab sinu sees, ta on selle jaoks sinu sees elamas. Suur osa sellest on see, et ta harib sind, õpetab sind, juhib sind, ta on su giid. See sõna trööstija, et ma annan sulle teise trööstija. Sõna trööstija kreeka keeles tähendabki ka giid. Ta on trööstija, õpetaja, harija, giid, eestkostja, advokaat. On osad nendest tähenduses, see on üks väga lai sõna. Saad aru, mõnes keeles on laiad sõnad. Võtame eesti keeles sõna jama, seal on mitu tähendust. Jama võib olla palju asju, palju liiki asju. See suunaline kommunikatsioon ei ole lihtsalt sina, et sa proovid kuulda midagi. Saa sellest asjast hästi aru. See on vaid pigem üks teadmine, ehk usk siis, on üks teadmine, et Jumal kindlasti näitab sulle, ilmutab, mis asi on, mis sinul on vaja teada. Sest kui sa paned antennid püsti ja proovid midagi kuulda, mingi vaim seal kuskil hakkab midagi sosisema sulle. Ja see ei pruugi olla õige. Sa pead lihtsalt teadma seda, et Jumal kommunikeerib. Kas ta kasutab seda meetodit niiviisi, et ta hakkab ütlema sõnades asju sulle või mis tahes, aga sa lihtsalt tead, et Jumal kommunikeerib sinule. Ta vastab sellele palvele. Vahel ta isegi vastab läbi kellegi teise. Ja me peame olema piisavalt alandlikud ja vaimselt niiviisi kõrvad kekkesed tabada sellise asju vahel. 4. asi, sa pead teadma, et Jumal on praktiline ja mitte müstiline selles, mismoodi tema suhtleb oma lastega. Religioossus ja religioossed ringkonnad on sageli teinud Jumal nii müstiliseks. Filmid, mis tulevad, mis on mingi tegemine Jumalast niiviisi või isegi postlitest. Mingi aeg tagasi niiviisi, nagu see oli mingi film, inglise keeles vähemalt, Saul Tarsusest, eks ole. Ja nagu, see on nagu jube film tegelikult mõnes mõttes, sellepärast, et see paneb Paulus näeb nagu mingisugune nagu mystic, kuidas ütelda? Müstiline, täielik müstiline. Ja üks ehtne elu Jumala ees ei ole müstiline. Ta on üleloomulik, jah.
See, et Jumal astub vahele, teeb asju ja annab tarkust, aga see ei ole kuidagi nagu selline nagu müstiline, nagu kuidagi veider. Ja ta ei anna sulle nagu veidrid imed nagu, või unenäod, mis järgmine hommik sa mõtled, nagu, mis see võiks tähendada ja see segab sun päev otsa. See ei ole Jumal. Kui Jumal annab sulle unenäo, sa kohe tead, mis see asi on. Sageli sa ärkad täielikult nagu istukile seal voodis, mõtled, wow, see on see. Ja sa tead, see on see. Halleluuja. 5. asi, rakenda ülistus kui elustiil. Sest jälle me rääkisime eile ka, me astume tema õuedesse kiitusega ja tänuga. Kas tahad aru, et see on natukene kergem küsida piima kellegi käest köökist, kui sa oled köökis? Ja palju raskem, kui sa oled õues seal niiviisi ja tuul nagu puhub ja nagu see kõik ulub seal niiviisi nagu nii müra ja kes see sees on, ta ei õieti ei kuule, kes see midagi räägib seal tormi käes niiviisi. Ja saad aru, Jumal, sa pead aru saama niiviisi, sa pead teadma, et sa oled Jumala ligi. Me laulame see laul, kui me tõstan käed, me teame, et sa oled ligi. Me peame teadma seda kogu aeg. Tõstes käed, astudes ülistusse, me teame paremini, sest et kuidagi viisi tema osadus tuleb meile vastu ja see teeb selle asja reaalsemaks. Kõrvaltoode siis jälle on suurendatud usk, suurendatud julgus. Kui sa oled Jumala osaduses, sa julged paluda asju, mis vahel sa julgeks. Sellepärast on nii tähtis. Okei, tuleme siis selle esimese asja juurde, et paludes siis aru saame või paludes siis, kui meil on tarkus. See tarkus või see teadmine tähendab, kui meil on teadmine, seal on palju asju, mis me võime paluda vastavalt. Näiteks, kui sinul on finantslik vajadus, sul on vaja arvet maksta niiviisi, siis sa võid teatud liiki viisi paluda, sellepärast sa näed Piiblis, mis Jumala tahe on selle asja kohta. Sul on vaja siis leida, mis Jumala sõna ütleb selle olukorra kohta, mille sees sina oled. Kui see on finantslik vajadus, leia kõik need kirjakohad, mis räägivad sellest. Sest nüüd, et paluda aru saamisega, sul on vaja usku, et paluda erinevaid asju. Ja jälle, ma tean, siin on palju uusi, so me ei saa lihtsalt eeldada, et igaüks teab igat asja. Paljud nendest asjadest usust, teil on vaja tagasi minna, eriti kuidas seista usus. Eriti kuidas väljendada usku ja kuidas seista usus, teil on vaja tagasi minna ja taas kuulata see 5. seminar. Sest me süvenesime väga hästi sellesse teemasse. Ja see ei ole üks asi, mis sa lihtsalt kuidagi nagu sa saad selle käppa nii-öelda ühe kuulamisega. Võib-olla sa oled mingisugune imeinimene, ma ei tea, aga enamus inimestele see võtab mitu korda kuulata. Minul samamoodi. Pidin kuulama seda sõnumit korduvalt jälle ja äkki see sähvas. Sest sa võid ütelda, okei, ma saan nendest sõnadest ja põhimõtetest siin aru, aga kui see jõuab siia, siis usk on tulnud. Sest usk ei ole sinu peast. Usk ei ole valem peas, usk on üks teadmine ja veendumus sees. Ja mõned ütlevad niiviisi, see on see kõige pikem 40 sentimeetrit maailmas. So, Hebrea 11. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. Veendumus selles, mida ei nähta. Pane tähele siin 2 mõtet siin, kindel usaldus ja veendumus. See, mis sa arvad või sa oled üsna veendunud, paneme kaldkirjasse see mõte või see sõna just üsna. See võib olla 99% veendunud asjast, see ei ole usk. Usk on, sa oled täielikult kindel. Aga küsimus on, kuidas inimene võib olla nii kindel ühes asjas? See kindlus tuleb Jumala sõna kaudu. Sul on vaja leida siis, ükskõik mis see teema on, sul on vaja leida need kirjakohad. See on samm number 1. Leia need kirjakohad, mis tegelevad selle olukorraga.
Kui see on finantsasjad, siis leia need. Uju nende sees. Pane ennast nagu lihatükk, nagu marinaadi nendesse kirjakohtades. Veeda enamus kõik oma sõna aja ja isegi Jumala otsimise aja võib-olla selles asjas, kui see on väga pakiline vajadus. Sest et pole mõtet rünnata teisi linnu, kui su enda linn põleb maha. See on aeg tugevdada see, mis sinul on. So Jumal tahab tegelikult, et sinu olukord on hea. Ja kui midagi segab sind, see rahul olema, või see rahutus, mis on su sees selle asja tõttu, see hakkab segama sind ja lõpuks õõnestab üldse sinu lihtsalt rõõm ja rahu ja heaolek Jumalas. Ja inimesed ütlevad, Jumal on hea ja see kuidagi nagu väga pingsalt saad need sõnad välja, aga Jumal, jah, ta on hea, aga mul on see olukord. Ja see läheb raskeks. Ja sellepärast Jumal tahab lahendada selliseid asju. Salm 3 ütleb niiviisi, usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Jumala sõna siis loob selle usu sinu sees esmalt, aga ta on see lubadus. Kui Jumal on lubanud midagi, siis ta teeb seda. Ja jälle meil on vaja lihtsalt korraks panna selle asja jälle paika ühe teise kirjakohaga, 1. Johannes 5, 14, 15, ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved. So inimesed ütlevad sageli, ma tunnen, nagu Jumal ei kuulnud mind. Aga tunne ei puutu asjasse. Teadmine on vaja, mis on aluseks usule. Ütleme kõik koos, usk algab, kus Jumala tahe saab teatavaks. So siin Piibel ütleb väga selgelt, et meil on see julge avameelsus, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, aga jälle, nagu me rääkisime varem, kus tema tahe on ilmutatud? Siin. Kui sa näed midagi siin kirjutatud, see on Jumala tahe, ilmutatud sinule. Ja Piibel ütleb niiviisi, et meil on see julge avameelsus, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, ütleme kõik koos, me ka teame, et meil on käes. Meil on käes need palved. Ma mäletan aastaid tagasi, paludes tervise eest niiviisi, ma teadsin, et Jumal võib seda teha ja Jumal isegi tahab seda teha, aga ma ei olnud kindel, et ta teeb seda minule. Ja ma palusin niiviisi tugeva lootusega, nagu vaatan, kas treffab see palve seekord. Et loodame, et ma saan selle ühenduse Jumalaga. Ja mõnikord ma palun, ma tunnen, nagu Jumal kuulis. Aga see on kõik valed alused sellele. Ja vahel see võib isegi toimuda. Vahel miski kuidagi alateadlikult nagu haakub õieti. Võib-olla see oli kellegi teise palve hoopis. Ja mingil viisil sinu enda. Aga ma mäletan, ma tulin sellise kohta, kus ma teadsin, et nüüd see on see, kui Jumal ütleb, et see nii on, siis see nii on. Ja ma võtan selle asja siis vastu. Nüüd, see on väga frustreeriv, et rääkida nendest printsiipidest nii suure nagu ajapressi sees, sellepärast, et see on võimatu korralikult õpetada seda teemat 1 tunniga. Ma toonitan veel kord, kui sa oled uuem siin, mine kuula selle 5 seminari veel, sellepärast, et kui me päris süveneme korralikult usu teemasse, me jäämegi siia nagu mitu tundi veel ja ei olekski edasi jõudnud sellest kohast. Minu eesmärk rohkem on praegu, et pakkuda üks ülevaade teile. Ja võib-olla see toob võib-olla mõni värske nagu sissevaade, kuidas tegeleda olukordadega. Igatahes, sul on vaja siis, paneme selle asja võib-olla isegi paremasse järjekorda siin. Sinu usul on tasemed. Sinul on usku olemas, aga usul on tasemed. Sina oled usklik, selle tõttu usk ei ole võõras sinule. See usk on üks asi, mis toimib sinus. Kas sul on usku konkreetselt ühes või teises asjas, see võib olla hoopis teine asi. Keegi küsib su käest, et kas Jumal täidab sinu elektriarve, kas ta toob raha, et täita su elektriarve? No ma loodan küll, see ei ole usk. No ma tean, et Jumal on hea. Hea, et sa tead, Jumal on hea, aga see ei ole usk.
Jumal võib terveks teha, ta võib arveid täita. Halleluuja, aga see ei ole usk. Usk on kindel veendumus selles, mida oodatakse. Mida sa ootad, et Jumal võib või ta teeb sinule? Amen. Sellepärast, kui sa vaatad Markus 11:24, see on väga, meil on vaja olla julmalt objektiivne endaga nende asjade kohta niiviisi ja mitte kunagi võtta seda asja niiviisi nagu mingisugune asi meie vastu, kui vahel meil on nagu raskusi mingis valdkonnas usus. Ma tean isegi tänapäeval, mul on palju kergem tegeleda usuga tervise suhtes, sest et see kuidagi viisi, ma nii otsisin nii tõsiselt Jumalat ühel ajal niiviisi ja ma olin praktiliselt, ma elasin mitu kuud, kus ma praktiliselt ei teinud muud kui uurisin kirja kohta ja palusin ja hüüdsin silmaveega ka, hüüdsin Jumala poole, et ta teeks selle asja selgeks mulle. Ja tead, mis, kui sa otsid midagi sellisel viisil, sa leiad selle. Oleneb, kui palju sa päriselt tahad seda. Kas sa tahad olla abielus? Kas sa tahad last? Kas sa tahad terve olla? Kas sa tahad selle uue äri? Mis iganes see asi on? Kui palju sa tahad seda? Sest et sellepärast me veetsime nii palju aega eile distsipliiniga. Sest et kui me oleme ligade-logade sellega, mismoodi kas me võtame asja käsile ja päriselt võtame selle või kas me ütleme, mis iganes kes see raha, see on loll üteldus. Tuleb, mis iganes. Selline passiivne, fatalistlik selline asi. Ja inimesed mõtlevad liiga sageli just sellisel viisil. Pane kuskil nagu sinu pealtpoolt, sinu üldse sellel märkmetel täna. Siin on 2 põhisõna, 2 tähtsad hiiglat sõna siin. Võtmesõna, mis sinul on vaja. Ja see on pühadus ja agressiivsus. Kui sul on pühadus ja agressiivsus, keegi küsib, mis pühadus on? Pühadus on, et sa oled eraldatud Jumalale. See on, mis see sõna püha tähendab. Hebra keeles kadosh. Kadosh on, et sa oled antud Jumalale. Sa oled eraldatud, sõna otseses mõttes eraldatud Jumalale ja ka eraldatud rüvedusest järelikult. See on üks eraldumine. Kui sa oled tõesti Jumala käes, kui tõesti Jeesus on su issand ja sa oled tema jünger, sa lased teda kõnetada sind ja tema sõna on viimane sõna ja sa oled agressiivne sellega, siis miski ei suuda sind takistada. Mida rohkem sa teed sellised väiksed agasid ja sellised kompromisse oma isiklikult ja oled liiga pehme ja leebe asjades, mis tulevad ründama sind, esmalt sul julgust ei ole ja palju asju jäävad sind ründama. Terve elu õpetab meid niiviisi, see on isegi koeraga niiviisi. Koer ründab, kui sa jooksed ära, koer jookseb rutem. Kui sina pöörad ringi ja jooksed tema vastu, tema ehmatab ära ja jookseb sinust minema. Naljakas asi, sest tegelikult loom, kui sina päriselt tead, et sul on meelevald oma üle, ta ei saa sind rünnata. Sa mõtled, kas tõesti? Proovi. Ma ütlen, ma tean faktiliselt, isegi metsloomadega. See asi on niiviisi. Meeldib see tunnistus, Tundi Bakari rääkis üks päev, ütles niiviisi, ta oli mingisuguses telgis seal Afrikas niiviisi ja tuli ema lõvi sisse. Ta oli magamas, aga silm, ta oli niiviisi ja tegi üks silm lahti ja vaata, ema lõvi tuli kohe nagu just tema ette seal niiviisi ja suus oli üks väike pisike lõvikene. Ja siis tõi üks sisse, tõi teise sisse, 3. sisse, 4. sisse ja mõtles, et apekene, oleks ema lõvi üksi, see on üks asi, aga nüüd, et see kamp on siin, emad suhtuvad teistmoodi, kui lapsed on kohal. Looma kuningriigis. Ja siis ta mõtles, et apekene, nüüd on tema täitsa, aga ta ütles, ta lihtsalt võttis meelevald, ta teades, mis see meelevald oli, sellepärast, et juba algusest saadik, Piibel ütleb niiviisi, et Jumal andis Aadamale ja ka Noale peale selle uputust, andis meelevalla üle iga roomava asja, iga asi, mis liigub maa peal, iga asi, mis lendab õhus, iga asi, mis ujub. Ja siis, ja ta lihtsalt ütles vaikse tooniga, ta ütles niiviisi, et lõvi, ma ei mõtle sulle kurja üldse. Ma ei mõtle sulle üldse kurja teha, aga lahku. Ja kõik on hea. Ma ei tee sulle üldse kurja, aga lihtsalt lahku.
ja siis saab olema kõik okei. Ema Lõvi võttis esimese väikse, kus sa ütled, kas kutsikat või? Ja, võttis esimene kutsikas, viis ta välja, võttis teise, viis ta välja. Üksteise korjas oma kraam minema ja lahkus. Halleluuja. Okei. Õnneks see järgmine osa on pikem kui see esimene osa. So me saame natukene süveneda, aga vaheaeg on nüüd. Pole midagi teha, vaheaeg on nüüd. Me läheme siis edasi.